Head sõbrad, Euroopa päeva puhul võib rääkida paljust, kuid tänasel päeval, mis vaatamata kõigele on pidupäev, oleks siiski kohatu minna mööda praegusest kriisist, mis ka Euroopa jaoks ei ole kahjuks möödunud tagasilöökideta. Vahel tuleb ka pidupäevadel rääkida tõsistest asjadest. Solidaarsus on igas kriisis oluline. Mitte kõik tervishoiusüsteemid ei ole erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides olnud ühesuguse pinge all, aga liikmesriigid on jaganud koormat ka keerulistel aegadel. Saksa õhujõud näiteks on toimetanud 10 patsiente Itaaliast, Hispaaniast ja Prantsusmaalt oma haiglatesse ning Saksamaa maksab kinni nende ravi. Luksemburg ja Austria on samuti võtnud vastu patsiente Prantsusmaalt ning isegi keerulises olukorras olev Belgia on võtnud vastu patsiente Hollandist ja ka vastupidi. Ka Eesti, kes võrreldes paljude Euroopa Liidu riikidega on vähem kannatanud, on andnud kaitsemaske Itaaliale ja Hispaaniale. Piirid. Teine valdkond, kus vajame koordineeritud tegevust, on liikmesriikide vahel piiride sulgemine. Kriisi puhkedes toimunud piirikontrollide taastamisel jättis aga koordinatsioon soovida, sest olukord oli uudne ja liikmesriikide valitsused ei näinud kiirustades ette kõiki võimalikke praktilisi probleeme, mis piiril tekivad. Euroopa Komisjon reageeris siiski küllaltki kiiresti, tulles 16. märtsil välja roheliste koridoride suunistega, kuidas COVID-19 leviku kontekstis hallata piire nii, et ühelt poolt inimeste tervist mitte ohtu seada, kuid teisalt tagada kaupade ja esmatähtsate teenuste kättesaadavus. Tänaseks on kaupade liikumine üle Euroopa Liidu sisepiiride muutunud sujuvaks ja arutatakse piiride avamist ka inimeste vabamaks liikumiseks. Euroopa Liidu institutsioonid ja ka liikmesriigid eraldi on reageerinud võimalikule majanduslangusele kiiresti. Kindlasti võrreldes eelmise majanduskriisiga 10 aastat tagasi. Nii tegi Euroopa Keskpank juba 18. märtsil kättesaadavaks 750 miljardit eurot, et leevendada kriisi mõju rahaliidule. See tähendab toetada likviidsust panganduses ja hoida riikide võlakirjade intressid madalal. 9. aprillil leppis ka eurorühm kokku vähemalt 540 miljardi euro suuruses abipaketis Euroopa Liidu majandusele. Ka riigiabi reegleid on muudetud oluliselt paindlikumaks ning riigiabi lubade menetlemine käib kiiresti, nagu me teame ka Eesti näitel. Täiendavalt vajab läbi arutamist, kuidas vastata kriisile ka ühenduse pikaajalise eelarvega. See peab olema varasemate kavadega võrreldes oluliselt suurem. Need kokku ongi tegelikult juba väga suured numbrid ning loodetavasti võimaldavad liikmesriikidel majandusraskusi leevendada. Ja igale langusele järgneb tõus. Minu lootus on, et Euroopa tuleb sellest kriisist välja konkurentsivõimelisemana, keskkonnasõbralikumana ning võtab märkimisväärselt rohkem kasutusele digitaalajastule kohaseid lahendusi. Meil Eestis on sellega juba päris hästi ning see on kindlasti valdkond, kus saame ka ise Euroopa tulevikku oluliselt panustada. Mina ei ole Euroopa tuleviku suhtes kuidagi pessimistlik. Euroopa Liit kindlasti selle kriisi tagajärjel ei lagune ning piirid avatakse taas. Mismoodi Euroopa Liit tervikuna peale kriisi möödumist ennast tunneb, saame muidugi näha alles kuude pärast. Kuid minu kogemuse kohaselt on aastakümnete jooksul, põlvkonnade kaupa, pandud sellesse projekti nii palju ressursse, et üks, teine või kolmas kriis seda lõppkokkuvõttes väga pikaajaliselt oluliselt ei mõjuta. Kaupade, kapitali, teenuste ja isikute vaba liikumisega üle piiride oleme harjunud ja see on suur hüve. Seda me ei taha kaotada. Kokkuvõtteks, nagu kõneles hiljuti Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier, see on pandeemia ja pandeemia ei ole sõda. Rahvad ei seisa teiste rahvaste vastu, sõdurid teiste sõdurite vastu. See on meie kõigi ühine eksam. Selle eksami sooritamiseks soovime aga kõigile kannatlikkust, vastupidamist, tsiviilvaprust ja tahet teha rohkem koostööd. Head Euroopa päeva teile kõigile!